Tšau! Me sõidame hetkel Tallinnasse, sest et meie hea sõber Alex sai 30 000 jälget kätte ning selle puhul ta jagab Tallinnas tasuta pizzat. Ja ta kutsus sinna ka meid, et filmida ja aidata natukene ja nii edasi, aga ausalt öeldes meil on natukene teised plaanid, millest tema veel ei tea. Seega lähme teeme natuke pulli. Aga kuna Alex on ikkagi meie sõber, siis lähme kõigepealt küsime luba, kas me üldse võime ta pizzapeo ära rikkuda. Tšau, kuule Alex, et täna, eks ole, et küsin luba, et natuke pulli võib ka teha, eks ole? Pulli, muidugi, pull, kõik ongi alati pull ju. Super, väga hästi. Olime nagu väiksed müüd, proovimas välja mõelda parimaid sigadusi, aga siis me kuulsime, kui vähe meie sõber maganud on. Toit on, mina olen 2 päeva magamata, esimene päev magasin 3 tundi, täna magasin 1,5 tundi. Edasi me saime aru, et meie lollused peavad ootama järgmist asukohta. Pitsasid me plaanisime jagada seal samas Koplis, Balti jaama turuhoone ees ning ka Ülemiste keskuse parklas. Jah, üleüldse käimas oli paras kaos. Asjad polnud valmis, ahjud polnud piisalt soojad, mega külm tuul oli ning mõned inimesed juba ootasid neid mõnusaid pitsasid. Aga kui esimesed pitsad ahjust välja tulid, siis hakkas kõigil koheselt parem. 1-10 kui hea. 10. Väga hea, jah. Secret sauce süga. Põhimõtteliselt selle story, et Alex ja Kaspar aina küpsetasid. Oota, aga nemad ju ei tea, kes on Kaspar. Tutvustaks äkki meie tervet tiimi. Davai, pizzafesti tiim, siin. Külm ei takista. Alex, suur pastasõber, kelle tegemise tõttu me siin külma käes piinlema peame. Kaspar, muidu vaikne sell, aga kui ta grilli taha lasta, võlub ta iga tšiki ära. 11 20. Fredi, kes tuli Alexist filmima, aga lõpuks aitas ta kõige rohkem pitsasid süüa. From window to car. Kristo, tulihingeline C-si pelur, aga vahepeal mängib ta ka Alexi kaamerameest ja editori. Ja loomulikult ka meie. Meie missiooni te juba teate. Igatahes, Alex ja Kaspar aina küpsetasid ning inimesed aina nautisid. Proovime siis liha ka. Wow. On väärt haipi. Jah, see on päris nõmma. Kuule, räägi mulle üks lahe fakt Alexi kohta. Ma ei ole saanud nii häid pastasid ja pitsasid. Imeline kokku, on ju? Jaa, et ta on nagu väga pühendunud ja siiras ja tore inimene teeb asja hingega. Okei, kõik on nii positiivne, aga räägi mingi negatiivselt. Midagi piinlik asi äkki. No igatahes ta elab Tartus. Ta Tallinnas ei ole kodu. Siis ta alati helistab. Ju, mul on Tallinnas, kas nagu ööbima saab tulla. Siis nagu ta et tule. Alati hea meelega võtan ta vastu. Aga mida sina siis siin täna teed? Mina nagu ikka toetan alati ausi, hoian mehe masti kõrgel, see kõlab väga imelikult. Mehe motivatsioonimasti hoian väga kõrgel ja siis tuli muidugi sööma. Teada tuntud ju söögimees ja liha, oi kui hää, mulle meeldib. Edasi me liikusime Balti jaama turule. Kus Fredi sai ka nendelt mingil maagilisel kombel selle jah-sõna, et me võime seal seda üritust läbi viia. Nii et pitsapidu võiski alata. Alex natuke paanitses, meie natuke hirmutasime tema fänne, aga tegelikult oli kõik väga tore. Vähemalt meie jaoks. Võib-olla Alexi ajaloost ka, mees on pärit siis väikelinnast Tartust. Väikelinnast, olen pärit Võrust, pole hullu, veel väiksem kui Tartu. Üks rohkem maakas kui teine. Kas teate Alexi TikTokist? Instast, jah. Instast, davai. Kas teate meid ka? Siis ta tasuta pizzat kahjuks ei saa, siin on ainult need, kes meid ka teavad. Okei. Ei, nali, saate. Härra Alex, kas sa oled siis pigem TikToker või sa oled kokk? Ma olen pigem ettevõtja. Ettevõtja? Ehk siis sa ei oska kumbagi teha? Ma teen kirega toitu ja vahepeal keeran midagi pekkiga.
Kas te ütleksid, et Alex teeb paremat sisu või paremat sööki? Ma ei tea. Ma ei oska niimoodi ütelda. Oleme pehmed. On hea. Tainas on hea, super, sisu on hea. Aga 1-10, kui hea on ta TikToki sisu? 8. Kuulge, öelge kaamera jaoks kõrgem number. 8. 10. Ja, 9. 10 ja 9. Olgu, aitäh teile. Ma arvan, et oleks vaja pulli teha. nii. Aga me ei ole väga naljakad Maiaga, et sa oled just naljakas, et teeme pulli. Ma ütlen sulle, et tee pulli tegelikult. Tehke mingit head pilti sellest, kuidas on see. Läks ära. Ilmselgelt Fredil naljatuju ei olnud. Aga oota, mida nad ütlevadki, et kui sa oled näljane, siis sa pole päris sina ise. Ei olegi jah. Proovin esimest korda. Noh, mis sa annad punktiskaalal? 11. 20. Parim. 10. Huvitav, kas ta oma selle suure suuga siis hoiabki seda Aleksi masti kõrgel? Mihkel! Ja Mihkli lemmiktegevus oli kõikidele söövatele inimestele kaamera näkku suruda. Kuidas maitseb? Väga hea. Hästi. Kuidas maitseb? Me ei selle jõudnud küll suhu panna, juba on küsimused kohe. Kohe tulevad ka. Nii, näljane? Mihkel, tule sööga küpsist, mis on filmid ainult? Tšau, 2 locationit tehtud, oleme jõudnud 3. juurde. Pitsahi polnud veel isegi soe, kui juba trobikon noori laua juurde pika järjekorra moodustasid. Alex, kas sa arvad, et sa suudad terve selle laini ära teenendada? No kui Kaspar nüüd paneks oma käbar kiiremini tööle, siis on kõik hästi. Anna, ma panen kogu pressuri sinu peale. Ja nii, millega sa tegeled? Aga et nad igavuses seal ootama ei peaks, otsustasime seal natuke teha show'd ja lahutada nende meili. Kes tahab saada küpsist? Nii, nüüd on mäng. Kes vastab õigesti, saab küpsist endale. Kus gümnaasiumis käis Alex? Ma ei ole seda kordagi teine öelnud, aga äkki tead? Ei olnud Peterson. Ei, mina käisin Jaan Paskas. Selle eest võis ikka küpsi saada. Jah, Hugo Treffner. Kuidas on? 1-5, mitu? 10. Mis on Alex Ausi lemmiktoit? Pasta. Väga hea. Väga hea. 10, wow. See inimene, kes teeb kõige esimesena siin ühe backflipi, saab ühe küpsise. Kas keegi oskab backflipi teha? Ole ettevaatlik, palun. Aitäh teile. Oi, siin on 2 tükki. Ma võtan 2 tükki, need on koos. Ning lõpuks tuli ka esimene pitsa ahjust välja. Tuleb siia pitsa, oodake. Näpud. Kunagi ei saa enne secret sauce'ita. Let's get it! Kas oli hea pitsa? Väga hea. Väga hea, mulle maistis. 10-10-st või? Davai, meie päev ongi läbi saanud. Pulli me tegime. Aleksi päeva me õnneks ära ei rikkunud. Mission accomplished. Aitäh sulle, et sa meid kutsusid siia nii ägedale üritusele. Nii vahva oli tegelikult kõigi inimestega suhelda, koos süüa teha, nii head süüa-sööki. Ma loodan, et me lõpuks ka natuke rikkusime su päeva ära, sest see oli meie eesmärk. Ei, te ei rikkunud kuidagi moodi päeva, see oli tõesti ülivahva koos kokkamine. Mis teie plaan oli? Meil oli su päeva ära rikkuda. Viis, vanad! Miks te nii halvasti hakkama saite sellega? Oi! Pingutage järgmine kord rohkem. Davai, näeme järgmisel pühapäeval. Tšauki! Tšau! Võin nagu ühe käega seda lutikat visata.